tere hommikust! Tere hommikut! Ma ütlesin. Mis meil täna menüüs on hommikul? Võileivad, muna ja skürr. Siin on eriline suur valik skürri. Siin on, mis sul on, mustika? Oota, see ei fokusseeri veel ära. Mustika. Siis on siin meil kookose. Ja vaarika viirsiku. Ja lapsele olid need maasikamad. Ma teen selle elamise tiiru ka ära. Siin on välisuks. Ja sisse astudes on kohe selline väike koridor. Ja siin on üks magamistuba, kus on 2 väikest voodit ja vaade teistele majadele. Paremale jääb elutuba, kus on üks päitu. Vasakule tähendab. Ja seal vist läheb rõdule, rõdul me ei käinud. Telekas. Ai. Ja kamin on siin nurgas. Ja siit pääseb, siis on siuke söögituba, kus on veel 2 magamisasad. Kalju. Ja siis on meil köök. Välisuks on siis seal. Köök on selline lihtne ja tavaline. Aga tegi oma tööd väga hästi ja siis siin on veel mängituba, aga see on hetkel hõidatud. Me natuke autosid. Uus hommik jälle. Ilmad on siin kõik suht vihmased kogu aeg. Ei tea, vihma metsast sõidaks. Vaata Joel, paremas liustik. On jah? Vaat seal on liustik. Kuule, võta see. Külmad pritsmed. Aga me sõidame kohe Kosest läbi. Ja tundub, et seal selle auto taga on üks veel paremal pool, kas sealt tuleb ka mingi tauru. Aga eks näeb, päris heas kohas on pood. Kogu aeg on pritsmeid täis. Tähendab päris lahe. Nii ilus lihtsalt täis. Nii lähedalt läbi. Vabandust. See on nüüd see teine kosk, mis on auto taga oli. Vaarikad on mingid tinnukesed. Lapsepõlve maitsega. Emmi. Maal vanema juures põõsatsust võtsid, see oli sama maitsega. Emmi. Joel, mis sa teed? Valvan grilli. On sädeid. Ootan süüa. Hea on vahelduseks soojas olla. Hommikul ärkasime, siis panid pikad riided ja kampsuni ja jope ja siis kui kohale jõuad, siis võid suveriietes olla. Pikad riided. Üks asi, mis mulle siin väga meeldib, on see, et toidupoest tõstad värskelt küpsetatud leiva, mis on 1 tükis ja selle saab poes kohe ära viilutada ja siis ta on niimoodi, tulebki kohe kilekotiga ja see on vist kõikides poodides siin niimoodi, et selliseid suuri leivatehaseid, mis nagu teevad nii nagu meil on Fazer ja Leibur ja mis meil on need Eesti pagerid, et sellistes ei ole, et sa ostadki koha peal tehtud leiva. Ma täpselt ei tea, kuidas see on, aga ostadki ühe valmis leivapätsi ja selle saad kohe poes ära viilutada. Ja nüüd on aeg teha brünosti ja vaarikamoosiga võikut. Juust on peale nüüd siis moosiga peale ja ülihea. Jum või? Jum, täiega jum.
Mis sa teed? Pakin meie tütre esimese sünnipäeva väikest kinki. Mis kingitus on? Kingitus on selline, mis esialgu meile vist natukene rohkem rõõmu valmistab kui talle, aga võtan selle eest ära. Aga talle hakkasid meeldima siin need Schleifi need realistlikud loomad. Loomad, jah. Mis me kingime, ühe ta sai juba täna. Ja ühe põdra. Ei, tänaust. No ei suuda. Ja igatahes jah, väike lõvi, kuna ta ise on lõvi, siis ta saab väikese koopaga lõvi. Ja siis me hakkame talle neid ostma. Sest talle väga meeldivad need. Ja talle väga meeldivad loomad. It's like 4,000 or 5,000 people. Tere hommikust! Tere hommikust! Mis te teete seal? Vaatame lõvi pilte. No peaaegu. See on suur kisu. Siit. Until this day. Nüüd põõsaid vist praegu lahti ei tee. See on. Siin vist ikka oli ka selline. Emalõvi ei ole minu meelest. Aga võib-olla oli ka. Uued riided ka täna seljas, mis eile ostati. Jäätist. Nüüd võtame suuna Telemark Nolani poole. Eks ju, Joel? Jaa. Jaa. Mida? Traikat sööme ka. Väga. See on väga hea. See on marmelaad, šokolaad ja martsipan. Kõik head asjad koos. Jetsu ostmine käib seal. Ja siin on Telemark Nolan. Saab paadiga sõita pärast. Meil juhtus õnnetus, nagu ikka, kaovad klipid ära meil kuidagi väga tihti. Aga meil läks terve üks päev kaduma videodest. Sest mina ei teadnud, et kaamera salvestab videod eri kaustaarvutist vaadates. Ja ma ütlesin, et ma tõstsin kõik asjad ära, aga tegelikult videost ei tõstnud. Need pildid on alles, aga videost ei ole. Bergeni linnaskäik läks kaduma ja mis veel? Kahekesi ei mahu hästi. Aga jah, Bergenisse minek oli üli ilus. Mul on väga kahju, et GoPro'ga vist on natuke. See on ainult sellised väikesed jupid seal vahepeal nagu, aga pildid on tšau. Aga jah, see tee oli lihtsalt nagu maagiline minu meelest ja mul on väga kahju, et nad läksid. Mul ei olnud ka meeles, et ta salvestab nii. Ja Bergen ise oli ka lahe. Meie lähme paadiga sõitma lüüside peale. Ma ei tea, mis selle kanali nimi on. Telemarks kanal. Aga meil on üks pahatujuline tüdruk. See ei taha siin olla. Lähme vaatame. Siin kalda ääres on rajad, mida mööda saab rattaga sõita ja jalutada. Vesi täiega puhas. Me sõidame nendest väravatest mööda.
ja siis pannakse need meie taga kinni ja siis lastakse vesi madalamaks või vesi välja ja laev läheb madalamale. Ma ei tea. Siin on mingi mähkmevahetusstaap. Sinu oma. Palju õnne sünnipäevaks. Õnne soovime sul, õnne soovime sul. Aga meie reis hakkab ka läbi saama. Me tulime praegu siia kaljude peale, kus me pärast kihlumist eelmise aasta kevadel pilte tegime. Ja see seal tegime läbi ettepaneku ilmast. Ja nüüd on juba siis next step tehtud. Igastahes ja jalutame siin Läärvikus ringi natukene. Tegelikult me tulimegi lihtsalt neid kahte kohta siin üle vaatama. Kuna on viimane õhtu, mis see kell on praegu 21:39. 10 saama, ehk siis kodu järgi 11. Meil on enamus asjad on autos, need asjad, mis tulevad autosse sisse, need on veel vaja pakkida. Ehk siis toidukott põhiliselt. Külmiku asjad ka. Jah. Ja siis hakkabki meie pikk kodutee tagasi. 7 tundi autosõitu homme ja siis veel ööpäev laevas. öölaevas. Öö. Umbes, ma ei tea, 17 tundi. Midagi taolist. Jah, 17 tundi laevas. Aga õnneks mul on nädal puhkust veel. Jah, sa võid ise hoida mul Saan käsi ära. Et nädal puhkust veel, siis ma saan kodus ka veel puhata. Jah. Oma 2 naisega. Oi, näpp oli ees. Natuke jalutama. Mingi lainer paneb jooksu. Aga lähme jalutame edasi ja tagasi.